Puidu töötlemise ja mööbli tootmise eriala ei ole ammu enam 5 õlut saekaatrimeestele. Tase on üle mõistuse kõva ja ka masinad on niivõrd vinged, et näppude otsast lõikamine on peaaegu võimatu. Aga miks ikkagi peaks puidu töötlemist või mööbli tootmist õppima? Alustame sellest, et sul endal oleks tulevikus kuhugi istuda, kuskilt süüa ja kuhugi oma staff panna. Puutöö on Eestis aastasadu au sees olnud ja õpetamise tase täna on superkõva. Puidu ja mööbli erialasid saab Eestis õppida tervelt 10 koolis. Nii kutse, täiend, bakalaureuse kui magistriõppena. Ja seda igas vanuses, üle kogu Eesti. Õppimise ajal saab praktikat nii Eestis kui välismaal. Ja tulevikus ootab sind kindel üle keskmise spetsialisti palk. Pärast õppimist võib sinust saada tisler, insener, tootearendusdisainer, materjalispetsialist või mööblirestauraator, aga ka näiteks kvaliteedijuht või ettevõtja. Eesti mööblitööstusel läheb suurepäraselt. Eesti oli möödunud aasta Euroopa Liidu riikidest ühe elaniku kohta üks suurimaid mööbli eksportijaid. Aga räägi neile sina, Priit. Ma julgen tõesti väita, et tööst puudu ei tule. Ei täna ega tulevikus. Eestis on üle 550 mööblitööstusfirma, kes kõik ootavad sinusuguseid spetsialiste. Tulevik on helge, aga nüüd tööriistade juurde, millega juba esimesel õppeaastal tegutseda saab, sest ega puit ennast ise mööbliks ei tee. Jaapani vukssaag, naelapüstol, rööbits, ekstsentrik talvlihja, akutrell, ZC-Benz, haamer! Päris äge. Kui ikka puit on hingelähedane, siis ei ole mõtet juristiks õppida. Kohtume koolis. Seniks aga pind näppu. Tere hommikust! Minu nimi on Raivo Vare ja ma olen täna selle konverentsi moderaator. See, mis teie ees on FEB leht, näo raamatuleht. Vaadake see aadress, hakake kasutama, ainult et ärge unustage seejuures telefoni vaikseks, arvuteid vaikseks panna. Teil on võimalus ka terve konverentsi jooksul juba seda teha. Ja loodetavasti ka edaspidi kasutada nii tänase päeva jälgimiseks kui kõikide mööblitootjate ühistegevuse asjade jälgimiseks. Enne kui me täna selle konverentsiga pihta hakkame, on nagu ikka moderaatoril mõned rakenduslikud soovid. Esimene on siis selline, et palun, nagu ma ütlesin, telefonid vaikseks. Ja kui läheb jutustamiseks, siis soovitavalt ukse taga. Minge välja, rääkige seal. Loomulikult elu tahab elamist, töö tegemist, aga saalis hakkab see teisi häirima. Teiseks, meil täna on suhteliselt tihe graafik ja palju esinejaid, mis tõttu me suurema osa ajast pühendame puhtalt esinemistele, aga kindlasti saate te kõikide esinejatega suhelda ka kuluaarides, pluss on lootust, et suurem osa vähemalt materjalidest on hiljem ka kättesaadavad internetis ühel või teisel viisil. Tehakse ka videosid, nii et selle kõigega saab hiljem veel järel tutvuda. Nüüd lisaks sellele on minul käes 3 sellist lehte. Esimene nendest on konverentsi tagasiside leht. Need 2 lehte olid seal koos märkmikuga eraldi laua peal, kui keegi neid ei võtnud, siis palun olge head, võtke. Tagasiside leht on hädavajalik selleks, et korraldajad ja liit saaksid seda asja vaadata nii-öelda kriitilise pilguga ja edaspidi teha veel paremini. Ja teiseks, ja kindlasti täitke need ära ja andke ära, kohe ma räägin, kuidas. Teiseks on avalduse blankett,
kui siin saalis on inimesi, kes ei ole täna liidu liikmed, siis võiksid vabalt selle ära täita ja samuti sinna lasta päeva jooksul. Ja kolmandaks on siis eduloo raamatu koostamisega. Selle jaoks on siis reklaamimaterjal otseselt ka teil selles bloknoodis ja siin selle reklaamimaterjali peal on, millega kutsutakse üles teid ühinema selle projektiga. Selle reklaamimaterjali peal on ka pilt ja see on nüüd see kohver. Seda kohvrit näete te praegu siin, seal tehnilise deski kõrval. Sinna saab siis lasta nii seda kui teist. Hiljem me viime selle kohvri sinna lõuna ajal ja ka õhtupoole viime välja veel sinna foajeesse, kuhu siis saab nii avaldusi kui ka tagasiside lehte lasta. Tagasiside osas lihtsalt kogemuslikult ütleks, et täitke selle tegevuse käigus võimaluse korral. Ja nüüd, kui meil on need formaalsused ära räägitud ja te olete juba jõudnud vaadata ka näoraamatu lehte, nüüd lähme oma programmiga edasi. Ja nagu ikka, kõik need konverentsid on alati millelegi fokusseeritud. Eelmine konverents oli meil rohkem fokusseeritud nii-öelda turuteemadele või turgudele kui sellistele. Täna on siis lisaks tulnud ka mitmed tööstusharu kesksed, tööstusharu korraldusliku teemad, milles siis erinevates moodulites, 3 moodulit on meil kokku, räägitakse. Kuid enne, kui me jõuame selle juurde, loomulikult me peame alustama natukene üldisemast ja esimeses plokis esimesena on sõna, küll kahjuks jah, täna videotervituse kaudu, meie suhteliselt värskel ettevõtluse juristi ametist tulnud valitsusliikmel ettevõtlusministril Liisa Oviiril. Paneme palun video käima. Head konverentsi külalised, mööblitööstus, eelkõige puitmööbli tootmine, on nii ressursi kui ka tööjõu intensiivne valdkond, milles tööjõu madalam hind on olnud Eesti tootjate jaoks siiani oluline konkurentsieelis. Kasvavate tööjõukulude tõttu on sektori jaoks tähtis, et tootlikkuse kasv ei jääks tulevikus maha tööjõukulude suurenemisest. Lisaks on konkurentsivõime säilitamiseks ja suurenemiseks vaja senisest tunduvalt enam investeerida oma tootearendusse, disaini ja mainekujundusse. Iga disaini investeeritud euro toob kaasa 4 eurot kasumi kasvu ja 20 eurot käibe kasvu. Seda näitas Suurbritannias Design Councili poolt läbi viidud uuring. Analoogseid uuringuid pole Eestis veel läbi viidud, aga Disainikeskuse, EAS-i ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 3 aastat tagasi algatatud disaini buldoosri projekt näitas disaini kasutuse positiivset mõju osalejate ekspordiaktiivsusele ja käibekasvule. Oktoobris käivitab Disainikeskus taastootmise ettevõtetele suunatud arenguprogrammi, mille läbimine koos kogenud disainijuhiga aitab ettevõttes disaini parimal moel rakendada. Soovitan soojalt teil programmis kaasa lüüa. Mööblitööstus on muutumas üha enam rahvusvahelisemaks, aga kindlasti ka projekti- ja tellimuspõhisemaks. Eesti tingitult oma väiksusest ei suuda masstootmisega konkureerida, kuid eksklusiivsus ja paindlikkus on täna tugevad müügiargumendid. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis tahame me võimendada ettevõtjate eksporditeadlikkust ja aidata kaasa sellele, et oleks parem arusaam tootearendusest ja et meie ettevõtjad ekspordiks kõrgema lisandväärtusega tooteid. Üldtuntud fakt on, et eksportijatel on oluliselt paremad tootlikkuse ja tegevustulemuse üldnäitajad kui mitte eksportijatel. Seda seost on põhjendatud mitmeti ning üht ja ainuõiget seletust siinkohal on raske tuua. Põhjused võivad peituda nii selles, et eksportimine võib aidata ettevõttel saavutada mastaabisäästu, suurendada investeeringuid innovatsiooni või ka selles, et kõrgema tootlikkusega ettevõtted suudavadki edukamalt eksportida. Mida siinkohal järeldada saab, on aga see, et ettevõtjaid on vaja toetada mitmekülgselt, nii nende arenduslikku kui turunduslikku poolt, ning seda selleks, et nad oleksid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad. Seda vajadust oleme silmas pidanud ka erinevate meetmete puhul, mille raames uuel perioodil ettevõtjaid EAS-i kaudu toetame.
Selleks oleme loonud ettevõtjate arenguprogrammi, mille eesmärk on terviklik lähenemine ettevõttele. Kõigepealt diagnostika ja koos mentoriga leitakse ettevõttele parim lahendus arenguks. Koostöös ettevõtja ja EAS-i kliendihalduriga kaardistatakse ettevõtja arenguvajadused ning leitakse sobiv viis nende täitmiseks. Arenguprogrammi tegevused on jagatud suures jaos 2. Kõigepealt ettevõtja arenguvajaduste väljaselgitamine ja seejärel ettevõtja arendustegevuste läbiviimise toetamine ehk toetame personali, protsesside, toote ja teenuste arendamise ning müügi- ja turundustegevuste läbiviimisega. Lisaks avab oma uksed peatselt Väimelas puidu töötlemise ja mööbli tootmise kompetentsikeskus. Keskuse käima lükkamisel on ettevõtjatel olnud suur roll. Loodan siin väga teie panusele. Meie majanduse pikaajalise konkurentsivõime tagab see, kui me ekspordime suurema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. EAS-i programmid saavad olla teile selles suureks abiks. Ma tänan teid ja soovin teile tegusat konverentsi.